Täna lendasime Kanaaridelt või noh, oleks pidanud lendama Kanaaridelt koju, aga kuna meil oli vahemaandumine nii või naa Zürichis, siis eile õhtul Sonja, anna käsi emmele. Nii, lähme siia eskalaatori peale. Ops, seisa. Opa. Siis eile õhtul ma kirjutasin Sonja isale, küsisin, et meil on vahemaandumine Zürichis, et kas ei taha, et me tuleks 3 päevaks sinna või noh, nagu kokku 5 päeva, sest mõttes, et täna me jõuame, siis meil on 3 täispikka päeva seal ja laupäeval lendame ära, sest et pühapäeval ma lähen tööle. Miks minna koju, kui saab veel reisida? Et see oli siuke spontaanne otsus. Kuigi mul see mõte oli juba nagu enne, mõtlesin, läbi Zürich, nagu kui me juba seal oleme, siis miks mitte kasutada võimalust. Sonja, lähme liigume. Ja noh, ühesõnaga, üle tibu lähme, tagant tuleb rahvas. Ja noh, oligi siis see, et eile ma vaatasin veel siis pileti ka, uue pileti välja. Läheb läbi Genfi, ei olnud väga kallis pilet. Aga Genfist lendame esimest korda siis otse. Et sealt pole varem lennanud. Tere hommikust! Mina sain siis üksinda linnaloale. Või noh, tegelikult mis linnalubas on, ma lähen lihtsalt poodi. Sest et siin on ikkagi külm. Ma ei tea, palju seal õues on, 5 kraadi näitab. Et Sonjal ei ole sobivaid riideid. Ma loodan, et ma leian mingi odava kombeka talle või mingi jope. Pigem kombekat tahaks. Siis mul on vaja keefirit ja mähkmeid talle osta. Nii et lähme poodi. Ja loodetavasti ma leian sealt, et me pea sõitma Tuuni, mis on 40 minutit sõitu. Kell on 4:30. Me magasime kõik kella 1-4. Või noh, ma ei maganud terve selle ajaga. Aga ühesõnaga oli meil siin vaikne majapidamises. Ja nüüd ma ei saanud ikkagi mitte mingit jopet, ega kombet Sonjale. Kui jopesid oli ühes poes, aga need olid alates suurus 126. Ehk siis Sonja isa helistas ühele oma tuttavale, kellel on pool aastat vanem laps. Ja me saame nende käest laenata 3 päevaks. Et oleks võinud nagu osta ka mingit suurema suuruse niimoodi, et ta saaks nagu näiteks, ma ei tea, järgmine talv kanda või sügisel ja kevadel. Aga noh, me ei viitsi sõita lihtsalt, see on nii pikk maa sõita kuskile poodi. Nii et saame õnneks laenatud need asjad. Lootsin, et me saame külla minna, aga neil olid
Nad olid ootamas külalisi ja laps magas samal ajal. Et ühesõnaga me ei saanudki minna. Aga pole hullu, saime kottide ja asju. Pärast jõuame tuppa, siis vaatame, praegu lähme poodi. Sonja! Sonja! Terve koti täis riideid, vaatame, mis seal on. Nii, ma näen, et siin on nii palju ilusaid riideid, et ma tahaks endale need jätta. Või noh, mis endale, aga Sonjale. Nii, 92 suuru sisse. Miks ta nii suuri andis meile? Okei. Aga 86. 2-aastase omad nii minnu. See on kohe hakkavad. Nii vägevad kapsulid. Ise nagu ei osta väga selliseid ju. 81 sentimeetrit. Uaga вкусно. 81. Uaga вкусно. Смотри. Вот такие маленькие кусочки. Kell on 11 läbi natuke ja ma sõidan Berni. Oma sõbranna Sofiaga saan siis kokku ja tema lastega ja ta ema tuleb ka. Nii et väga-väga tore kohtumine tuleb ees. Ma lähen ilma Sonjata, sest et muidugi Sonja isa tahab ju maksimumi Sonjaga aega veeta. Ta täna võttis vaba päeva, nii nagu ka eile. Ja oli nõus siis Sonjaga kahekesti olema. Vot nii, et mina saan siis nii-öelda linnaloa, päris linnaloa, mitte nagu eile, et korraks poes käia, vaid et põhimõtteliselt jah, nagu terve päeva. Et ma ei tea, kaua me seal läheb Bernis. Aga ma tahaks nagu shoppama ka veits minna või nagu vaadata vähemalt poodidesse. Et vaadata endale ja Sonjale midagi, sest et nüüd, kui me tagasi lendame, siis meil on ju Air Balticuga. Ja sellega on lubatud lapsele ära antav pagas 10 kilo, pluss siis mulle käsipagas 8 kilo. Et me saaksime Sonja isa käest laenata kohvri. Et, ja tegelikult on päris jahe ka õues, nagu näitab on 5 kraadi, tundub nagu 10, aga tegelikult on minust ikkagi nagu pigem nagu 5-kas. Et mul ongi kõige soojemad riided siin, mul on maika, mul on üks pikavarguga pluus, mul on pusa ja mul on see kilekas jope, sest mul ei ole nagu ka midagi soojemat kaasas ja rentuusid panin jalga, sest nad on pükstest kõige soojemad. Et jah, aga üks seik oli ka meil tegelikult ju Kanaaridelt, kui me tagasi hakkasime tulema. Sõitsime siis lennujaama bussiga ja bussijuht oli päris selline nagu äge selles mõttes, et neid kurve ja ringteid võttis ikka nagu väga tugevate pööretega, mitte sujuvatega. Ja Sonjakesel hakkas halb ja ta oksendas ennast täis. Ja noh, minu riided said ka natuke ja siis oligi, me vahetasime lennujaamas riided ära. Õnneks Sonjal oli nagu üks paar veel puhtaid pikki pükse, pika põrukaga bluus, aga mina jõudsin Šveitsi lükades. Nii et jah, selline seik. Vot, aga noh, õnneks nüüd kõik on riided pestud, et oligi, saigi kõik riided korraga pestud puhtaks. Et jah, vot, aga sõidame Berni. Ja avastame seda linnakest veel, sest ma olen seal mõned korrad käinud, aga siiski on väga palju avastamist.
olen siin väike kubujuiss, sest et kõrvadel on külm. Ja kes on vaadanud kaua mu vlogist teab, et mu kõrvad ei kannata külma. Aga sain endale ühe pluusi H&M-ist ja Sonjale ostsin jope. Kirjutasin ta isale, küsisin, et jõu, mis arvad, et kas ma peaks Sonjale selle jope ostma? Ta on siuke mõnus kevad sügisene jope. Ja nüüd lähme saame Sofiaga kokku ja võtame siin. Keeran siis mina peatänavalt ära, mõtlen, et okei, vaatame, mis seal on, tundub huvitav. Ja puhtjuhuslikult on see täpselt sama koht, kus me Sofiaga suvel saime kokku eelmine aasta. Täpselt see sama park. Nii et ma siin ei peatu, ma lähen ikkagi kõnnin edasi seal, kus me algselt seal, kus me Sofiaga seekord kokku saame. Mul on mingi 20 minti sinna kõndida. Tegin läbi selle Seili, tegin endale 3 gigabaitti internetti. Vahepeal ülitan selle sisse, välja. Et kindel olla, et seda ikkagi jagub mul. Vot. Aga siit on väga lihtne minna. Põhimõtteliselt terve tee otse, siis üle silla, otse ja vasakule olengi kohal. Vaatasin just õues on 12 kraadi, aga see 12 kraadi mingi suvi ikkagi ei ole. Ja nii kui ma hakkasin lähenema sellele pargile, kus me kokku saame, siis ma vaatasin, et ma tean seda kohta. Me oleme seal üleval restoranis söömast käinud Sonja isaga. Ja see oli esimene kord, kui me Šveitsis olime suvel. Või teine aasta, ma ei mäleta, ühesõnaga Tripoli oli ka, ma mäletan. Autoga tripisime siia, ikka vist esimene. Ja siuke vaade on siit väga ilus. Aga me lähme sinna ülesse. Seal, kus on resto. Seal on park ka. Mõtlesin, ma teen siis teile väikse hauli nii kaua, kui ma ootan Sofiat ja ta ema ja lapsi. Et mis ma siis ostsin? Hakkasin juba sealt poest välja minema. See viimane pood, kus ma olin lastepood, nägin mingi outlet. Mõtlesin, too lähen vaatan sisse. Ja olin juba välja astumas, kui ma nägin sellist karpi. Selline karbike, just kassiga peab olema. Ja siis siin sees on selline eraldaja, mis on minu meelest väga tore. Saab mitut erinevat asja võtta kaasa. Siis ma ostsin Sonjale jope. Sonjale ostsin sellise jope. Siin on ju tikandid. Taskukeselt on siuke kergelt soe. See on fliisi sisu. 98 suurus. Nagu what? Aga ma võtsin 98, sest et nagu, ma ei tea, 92 on siuke, et ma ei tea, kui kaua ta saab kanda, varukad saab üles keerata, et nagu, mida suur ei ole väike, nagu ema räägib, on ju. Siuke roheline kapuutsiga. Palju maksis ka? Maksis 30 franki, ehk siis kuskil 40 euri. See maksis 15 franki, ehk siis kuskil 25 euri. Endale ma võtsin ühe lilla siis tavaline basic mingi pluusike lühikest või nagu see ei ole poolvarukad, on tavalised varukad. Nagu T-särk, aga ta ei ole T-särk ikkagi. Seal oli hästi palju ilusaid lillasid asju, aga võtsin selle, see oli üks odavamaid. 20 franki. Võt nii.
kell on 7 ja ma olen lõpuks jõudnud väga-väga lähedale enda nagu Šveitsi, ma ei ütle, et see kodu on, aga ühesõnaga peaaegu koju, ütleme. Ootan bussi, viimane ots, sõidan bussiga, et ma ei hakanud Sonja isa endale vedama järgi Sonjaga, et las nad rahulikult olla kodus, et õnneks jõuan veel viimase bussi peale, mis viib täpselt maja ette. Nii et selline tore päev oli, natuke külm oli, aga pole vast hullu. Ja võt nii, homme näeme jälle. Tere hommikust kõigile. Täna mingit vlogimist ei tule, sest et mu pisike on haige. Pisi, jah, sina pisikene. Palavikus on. Et Sonja isa sõitis praegu apteeki, et seda palavikualandajat osta, sest seda ma kaasa ei võtnud. Siis loodame, et läheb ikkagi päeva peale paremaks ja homme saame koju lennata. Ma küll ei kujuta ette, kuidas see välja näeb. Aga no, loodame parimat. Kui midagi, siis võtan haiguslehe ja võtame mingi teise lennusid. Sonja, meeldib sulle see vanker? Meeldib, jah? See on hea mugav. А где собачка живет? Покажи. Где собачкин домик? Вот он домик, правильно. А где живет у нас корова? Где домик? Да, это ослик у нас. Ongi käes meie reisi viimane päev. See ma näen välja täiega, nagu ma oleks mingi haige. Mingid hullud pigmendilaigud on siin. Jõhker. Wow. Silmaümbrus on täiega must, kõik värki-särki. Aga tegelikult ma ei tea, ma tunnen ennast üli hästi. Ma olen puhanud, ma ei ole haige. Kõik on hästi. Sonjal on ka kõik väga hästi. Hommikul palavikku polnud, 36,4 oli. Et ilmselt oli see siuke väike stress, et mind polnud. Kuigi ta sai isaga nagu väga-väga hästi läbi ja ta nagu hea meelega läks tema juurde, kõik tundus nagu super, vaata. Need päevad siis, kui me olime koos. Aga ju siis ikkagi üksi teda jätta nii pikaks, ta ei olnud selleks nagu valmis. Et kodus veel võib olla nagu Tallinnas, aga siin jah, et võib-olla see olukord, keskkond tema jaoks ka nagu võõras. Sõidame rongiga lennujaama. Otsustasin rongiga minna, sest et see autoiste ei ole just kõige mugavam, mis meil siin on. Ja need teed on nagu suht ikkagi mägised, et parem lähme rongiga, et see on sujuvam. Mõtlesin, et teen ilusaid klippe rongi sõidust. Siin on hästi ilusad vaated, ma mäletan. Esimest korda, kui ma tulin Šveitsis, ma tulingi läbi Genfi, aga ma ei mäleta seda lennujaama ega mitte midagi. Välja arvatud siis ainult seda, et olid hästi ilusad vaated Montroost Gstaadini. Nüüd me sõidame Gstaadist Montroosse ja ma olin lihtsalt terve aja nagu unes, poolunes. Esimesed tund aega ma üritasin Sonjat magama panna, aga tal oli liiga põnev ja siis ma panin ta vankrisse ja nüüd ta on tunnike maganud.
lennukaga lendama. Olen mega väsinud ja seda käru me ei saanudki. See tuulekäru, mis Sonja ei saa kuskilt saanud, täpselt ei andnud seda meile. Ma otseselt ei küsinud ka, aga Sonjale väga meeldis see. Ma andsin mõista, et mulle ka meeldis see. Aga ta lihtsalt lampi nagu läks pani selle tagasi. Ja kuna õhkkond oli juba siuke natuke pingeline lõpus, siis ma ei hakanud nagu suhkima selle käruga, sest et ta oli juba ära tüüdatud sellega, et ma ütlesin, et vai too see alla, seda proovida. Mis on sellest kärust? Okei. Proovisime ära kõik on, et istu siis selle sees, kui sa mahud sinna. Et Sonja kindlasti seda kunagi kasutama ei hakka, sest et Šveitsi vaevalt, et me enam satume. Sain oma nii-öelda vitsad kätte, et mõtled küll, et et nii palju aega möödas on ju mitu kuud juba, peaaegu pool aastat, et äkki nagu on võimalik suhelda või nagu olla. Ikkagi ei ole. On siuke. Vähemalt ma sain Sofiaga kokku, mille üle mul on väga hea meel. Käes on järgmine päev, me oleme tagasi Eestis kodus. Kell on 10:10 ja me sõidame sünnipäevale, sest et mina olin nagu mega ammu sest ajast juba veendunud, et see sünnipäev on 28. märts. Eile sõbranna kirjutab, et noh, ma loodan, et homme tulete sünnipäevale. Ma olen mingi, mida? Siis ma vaatasin kutse uuesti üle ja ongi täna. Me eile maandusime 12:30 öösel. Peale 1 saime pagasi kätte, ma läksin 2:30 magama. Ma tunnen ennast hästi, märkasin ise enam kui 8:30 ülesse. Sonja ma äratasin 9:30. Minu superskill on, et ma tulen koju reisilt ja ma seesama päev, seesama hetk, selle 2 tunni jooksul maksimum ma pakin oma asjad lahti. Ja nii ongi. Mul oli kõik enda asjad kõik lahti pakitud. Hommikul panin kõik Sonja asjad ära tema kappidesse. Ja õnneks sünnipäevale kingitus on meil olemas. Juba oli enne, nii et autole hääled sisse sünnipäevale ja siis viin Sonja Kehra. Jah, ma pakisin ka ta Kehra asjad kaasa, sest täna õhtul lähen mina tööle. Mis sa lähed? Kell saab varsti 5:30. Ma olen kodus tagasi. Sonja jäi siis mu vanemate juurde. Loodetavasti läheb kõik hästi. Et noh, mu vanemaid ta ikkagi teab selles mõttes väga hästi on ju. Et jah, ta olen nendega nädal aega olnud, aga ma usun, et ta siiski lepib või noh, leppis juba nagu selles mõttes ja loodetavasti siis ilma minuta ka läheb neil kõik hästi. Aga selle video ma pole veel ära lõpetanud. Lõpp läks siuke nagu veits käest ära, aga
on nagu on. Aga ma tahtsin veel näidata, me saime Sofialt mõned riideesemed, mida jah, nagu ta lihtsalt andis meile, sest et kuigi ta laps on nädal aega vanem Sonjast, siis ta juba sündides oli nii palju suurem, et ta kannab suuruse võrra suuremaid asju ja isegi 86 talle mingid riided nagu ei lähe, sest et nad on kitsad talle. Ja saime ühe jope, see jope juba on Sonjaga kehres, sest et ma panin autosse talle selle selga. Aga ma panen siia pildi teile sellest jopest. Hästi mõnus soft shell. Ja siis me saime veel mingid riideid või siis neil oli mitu eksemplari ka, nagu nad on saanud kellegi käest ja siis on nagu üks ja sama komplekt millegi pärast 2 korda näiteks. Ühesõnaga siuke kampsun oli seal, siuke mõnus soe 92 suurus, nii et see on veel varuga. Siis see komplekt oli neil topelt, siuke nii vägev dinosaurustega. See on 92 suurus ka, no võt. Ja see ma nägin juba oli Milanil näiteks seljas. Sofia saatis pilte mulle. Võt, sellised püksikesed ka, siuke tore komplekt. Siis nii nunnud. 86, 92 sellised traksikad. Siin on tasku. Tasku kindlasti Sonjale väga meeldib. Aga siuksed mõnusad mõmmidega ja rebastega. Ja siis veel selline kampsik. Vahva. Et ta ütleski, et neil on mingi 100 miljon pusa, et noh, laps ei jõua lihtsalt ära kanda. Et meil nii palju ei ole riideid, aga siiski. Nii et see nii-öelda väike haul ja siis mul oli ka vahepeal tuli üks Sheini tellimus, mida tegelikult ma tahtsin enne reisi, lootsin kätte saada, aga noh, see oli väga väike võimalus, et ma saan selle kätte. Nii et ma näitan siis nüüd, mis seal olid. Ühe osa sellest pakist ma tegin juba lahti. Need olid hästi palju erinevaid patsikumme. Siin on mingid kummikad, aga siin teisel pool on ka nagu tavalised. Siis ma lootsin, et nendel lõksudel ja asjadel on nagu patsikumm küljes või siis, et nad on teistsuguse kinnitusega, aga nad on sellised metallikad. Et noh, kui ta suuremaks kasvab, et siis võib-olla saab panna juustesse, aga praegu need on mega nunnud. Aga neid praegu ja siis nad on nagu klambrid on ju lõksukestega. Vot, siis on veel patsikumme kõik lendasid välja. Sellised lipsuke või noh, lillekesed, veel patsikumme ja siis on veel sellised klambrikesed sinna. Ja mingid tähekesed ka veel. Ühesõnaga jah, kui ta suuremaks kasvab, et siis saab neid kanda. Siis nende soengu tegemiseks oleksin sellise komplekti. Ma just tahtsin seda nii-öelda terava otsaga või tegelikult ma tahtsin kõige rohkem seda, mis ta on siin, see lahti käib siin. Ma teen ülikiirelt, sest et ma tahan magada ka veel. Jah, ma tahtsin just nagu neid vidinaid, et saab tõmmata neid patse läbi niimoodi juuste. Ühesõnaga, kellel on tütred või kes teevad ise endale soengud, need teavad, mis nendega teha. Ja siis on veel, no need harjakesed, need on nagu suht mõttetud, me hakka talle nagu mingid selliseid soengut tegema, kus siin mingi tutt niimoodi, see päris hästi tegelikult kammib, võtab paigale. Siis paned lakki peale ja siis ongi niisugune pisikene siin ka, see on ka tore. Kuna need juuksed on nii pisikesed Sonjal, siis selline kammike on küll vist. Ja siis see, sellega saab nüüd ilusti seitlite juukseid ilusasti jaota. Siis noh, need muidugi ei olnud reisi jaoks nagu must have, aga mida ma ootasin, olid kleepsuraamatud ja neid on siin 3 erinevat. On sellised loomadega, siis on mingi printsessi teemaline ja minu keha. See minu keha, see jääb kindlasti, kui ta on suurem ja juba midagi mõikab. Aga teeme selle printsessi omadega lahti. Vaatame, kuidas ta on. Nii. Okei. See on üks leht või? Need on siis need, et neid saab mitu korda kleepida. Jah, siin on ainult üks leht. Sellised printsessid. Ja sa võid nagu siia neid kleepida, et ära arvata kuju. Ja siis vastavalt sellele kleepida. Kas on tõesti üks leht või? Okei, tundub, jah. Ma ei saa aru. On jah.
või siis kleebid need siia. Mis on minu meelest väga tore, sest et see raamat, mis meil kaasas oli, seal on niimoodi, et sa pead ikkagi lehitsema ja siis seal keskel on 2 lehte või kokku 4 lehte neid kleepse ja siis nagu on tüütu niimoodi, et sealt keskelt hakata otsima ja siis sul mine tagasi sellele lehele, kus nad on. Et tore, kui sul on nad eraldi niimoodi, muidugi sul on võib-olla natuke rohkem ruumi vaja ja siis sul on see pilt kohe ees ja saad siia kleepida. Vot, nii et selline. Ja siis üks asi, mida ma olen ammu juba mõelnud osta, kuna Sonja jalad juba ulatuvad, kui ta istub seal minu taga on ju istmel, siis tema jalad ulatuvad juba minu istmeni, seljatoeni. Ja siis ma ostsin, see ongi nii pisike või? Okei. Seljatoe, et siis see läheb minu auto seljatoe külge. Siit läheb siis läbi nende, mis on see peatugi on ju, selle ümber läheb ja siis siit alt kinnitub ka veel. Ja Sonja poole jääb siis, siia jäävad sellised taskukesed, ma saab mingid asju panna. Ja see on siis sellisest materjalist, et seda on kergem puhastada, nii-öelda muda ja vett hülgav on ju. Vot. Nii et selline asjandus, seda ma olin väga oodanud ja tahtnud, et juba talvel tegelikult võib-olla oleks vaja olnud. Aga selline väike haulike ja nüüd ma pean need asjad ära panema ja mul on umbes 1,5 tundi aega, et magada või lihtsalt puhata, ma ei tea, kas ma magama jään ja siis lähme tööle. Aga aitäh sulle, et sa vaatasid seda vlogi, meie Šveitsi vlogi, mis ilmselt väga pikaks ajaks jäi viimaseks, nagu viimaseks Šveitsis käiguks. Ja praegu on küll reisimisest isu täis, et tahaks nüüd olla paigal, puhata, et seda meil oligi vaja võib-olla, et enam nii väga ei tõmbleks. Nii et jah, näeme teiega juba aprillikuus. Tšau!